Nii, nüüd me oleme siis Austrias Mittersillis. See on selline väikene linnakene siin suurte mägede vahel. Et sattusime siia siis juhuse läbi, et saime tööle siia Austriasse väikesesse ahju ehitamisfirmasse HOT, mis siis põhiliselt ehitabki kahhelahjusid. Siin Austrias on nagu see kahelahi väga levinud, peaaegu et igas majas on puudega köötav ahi ja peamiselt siis kahelahi. Ja siin on muidugi seda kindlasti ka vaja, sellepärast et on suured lumetormid ja elektrikatkestused ja selline soojust andev elektrist sõltumatu ahi on väga vajalik siin. Ja siis läheme siis sisse. Nüüd me siis asumegi selle firma omaniku väikeses pensionaadis, nagu nad ise kutsuvad, sest et siin on hästi paljudel sellised väikesed pensionaadid, kus siis võtta vastu inimesi, majutada neid suusahooajal. Siin nüüd ongi siis väikene kahelahi. Ja kahelahi on siis sellepärast hea, et nii nagu ahjud üldse annavad siis soojust kiirguse teel. Ja kiirgussoojus on siis selline soojus, kus inimesel on meeldiv olla. Teine soojuse liik on siis konvektsiooni teel leviv soojus, nagu radiaatoritest tuleb soojus, mis soojendab õhku. Ja õhk hakkab siis ringlema ruumis, aga paratamatult võtab see kaasa ka endaga elamises oleva tolmu, nii et lihtsalt ei ole seda meeldiv kogu aeg sisse hingata seda õhku, et seal ei ole nagu meeldiv, ei tunne ennast mõnusasti. Aga kiirgussoojus on siis selline soojus, mis soojendab asju enda ümber, kiirgab soojust. Et õhku ta ei soojenda, kogu aeg on selline mõnus värske õhk, et meeldiv on olla. Aga soojendab siis tähendab inimest, inimesel on mõnus, tunneb ennast mõnusalt ja soojalt. Ja siin nüüd ongi selline väike ahjukene.